Suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. No, tšau Tom. Tervist. Rõõm näha. Tore, et sa tulid. Ma alustan jälle kohe teemasse, et sina kui intiimsuse atlase autor, mind väga huvitaks, et kuidas sinu jaoks on aja jooksul intiimsus muutunud ja mida see täna sinu jaoks tähendab? Jah, aitäh küsimast. See intiimsus on aja jooksul selles mõttes, nagu see sõna on võtnud hoopis teise tähenduse. Sellepärast, et kui ma küsiks su käest, et kas sa olid temaga intiimne, siis see tähendab, et kas te keppisite või keppinud, on ju? No, jah, suures plaanis. Nagu tavaliselt küsid. Aga kui me mõtleme, mis tegelikult intiimsus tähendab, siis intiimsus on nagu nii palju väga tahke ja mida vanemaks ma olen saanud, seda vähem on selles seksi, nii-öelda selles sõnas tegelikult. Yeah. Sellepärast, et saab olla väga intiimne ilma seksita. Ja saab seksida põhimõtteliselt ilma intiimsuseta. Nõus. Ma arvan, et väga paljud teevad seda. Ehk siis toimub mingi füüsiline tegevus, aga kus ei ole niisugust hingelist ega sotsiaalset ega lähedust või hoitust. Nii et tegelikult see intiimsuse sõna on saanud siis hoopis teise tähenduse aja jooksul. Kui ta vanasti tähendas seda ainult seksi, siis nüüd ta tähendab võib-olla 20% seksi, aga kõike muud seal ümber. Saan samastuda, et 16-17-aastaselt või 25-selt, minulist või 24-selt hakkas üldse muutuma see maailm ja tekkisid mingid uued kihid sinna juurde ja sealt nii edasi. Mul oli täpselt sama vanus, ma arvan 24 või 25, kui ma sattusin sinna Taisse sinna joogakooli ja siis see pööras mu selle maailma täitsa pahupidi. Jah, tore. Tore, et on läinud ümber. Kui me nüüd lähme edasi, et sul on kindlasti olnud ka väga palju erinevaid kogemusi erinevate suhtevormidega, et see on ka üks teema, mis mind väga huvitab ja mis on ka sinu raamatus käsitletud, et äkki me avame natuke, et millised suhtevormid on olemas, mida sa võib-olla ise oled kogenud, mis on mingid väljakutsed, mis on nii-öelda väärtused või sellised boonused, mis tulevad? No, eks me oleme harjunud ikkagi, et kui ei tea üldse midagi, see on nagu kahte liiki suhet, üks on see monogaamne ja teine on siis see miski muu, kus jälle siis kõik panevad kõiki, kõigi arvates on ju. Yeah. Ehk siis 2 varianti on. Ja siis see esimene on vaat see üllas, eks ju, et see on see õige ja mitte ainult õige, vaid ainuõige, eks ju. Yeah. Ainuõige ja siis ja tegelikult see monogaamne peaks ühest küljest tähendama isegi nagu elu lõpuni koos olemist, mitte ainult nagu üks inimene korraga, vaid elu lõpuni olemist ja ma panen tähele, et inimesed on nagu, neile sobivad erinevad asjad ja mina nagu süvitsi arvan, et inimesed ei ole monogaamsed, see ei ole nagu loogiline. See ei ole väga loogiline viis tegutseda, aga nagu bioloogiliselt. Aga see on meie niisugune kultuuris siis kõige levinum vorm ja selle monogaamia miinus on nagu see, et kui me läheme sellesse monogaamsesse suhtesse sellised mitte eriti läbi rääkides, ehk siis mis tähendab siis monogaamia seda, et see on juba elementaarne, et siis me ei seksi kellegi teisega, me ei suudle kedagi teist, siis me tõenäoliselt ikkagi väga pikalt ei kallista ka ju kedagi teist, läheb juba sinna on ju, ja siis, aga siis ei vaata ka kedagi teist ja siis keegi teine nagu ei tohiks ikkagi meeldida ka või ta läheb nagu siuksesse kohta on ju. Unes ka ei peaks nägema. Ja unes ka ei peaks nägema, see on juba petmine on ju. Et see oleneb sellest perspektiivist ja mina alati nagu selle peale muigan, et ühest küljest olen proovinud terve elu ikkagi seda monogaamset asja kuidagi nagu ajada ja praegu olen nüüd siis 4 aastat juba edukas avatust suhtes ja mis on mu elu kõige edukam suhe selles mõttes. Et panen tähele, et kui ma olin kõikides nendes eelmistes suhetes, siis ma alati kuskilt ikkagi kuklast nagu vaatasin, et kas saaks kedagi paremat või et kas ta ikka on see või et kas ta ikka on see kõige parem ja et kas ma ikkagi peaksin ja ühest küljest nagu vastupidi, ühest küljest nagu tahtsid selle inimesega koos olla ja teisest küljest kuskilt nagu proovisid nagu paremat leida, on ju.
ja see on, ma arvan, selle monogaamse suhte üks suur miinus, et me tahame sellest ühest inimesest kõik välja pigistada, on ju. Sellepärast, et kui sul ikkagi üks on, vaata, siis ta peab ju vastama kõikidele sinu soovidele, ta peab olema turvaline ja äge ja kiire ja aeglane ja kõikvõimalikud vastuolulised asjad koos, on ju. Ja mulle teeb see nalja, et endiselt me ei saa nagu aru, et esiteks ei saa ühest inimesest kõik välja pigistada, inimene nagu ta on, tegelikult me saame võtta inimest sellisena, nagu ta on ja ta võib nagu natukene areneda, aga tavaliselt mitte liiga palju. mitte muutuda või nagu selles mõttes, et nii kardinaalselt, et nüüd kõik läheks teistmoodi ja siis mulle tundub nagu loogiline see, et vaata, kui sul on nagu erinevad sõbrad, on ju, ühega mängid tennist ja teisega räägid tiipi juttu ja kolmandaga teed seda ja neljandaga teed seda, siis sa teed juba aru, et sõbrannade käigu, kui sa võrdled oma sõbrannast, erinevad inimesed nagu täidavad erinevaid aspekte. Ja ma näen, et minu jaoks nagu see nii-öelda seksuaalsuhe või see on ka sarnane. Et mul on küll põhisuhe, on ju, kes täidab nagu põhiaspektid, aga on mingid muud aspektid, mida tema mulle anda ei saa või nagu on teatud mingid asjad, mida ta ei ole tema asjad või tal ei sobi või mida iganes, on ju, ja mulle meeldib see variant, et siis need asjad, mida sa tahad kuskil mujal kogeda, et see põhimõtteliselt võimalus on olemas. Et ei pea, on ju, aga et ei ole nagu seda siukest nagu piirangut ees, et nüüd ei tohi, sest ma arvan, et see ei tohi on siukene paha asi. On ju. Selles mõttes just, et kõik lendame siin suure hooga peale, armume ära ja siis proovime elu lõpuni koos olla ja siis vaatad nagu statistiliselt, et kes see siis on elu lõpuni koos, ei ole, on ju. Ja siis ma näen, et see monogaamne suhe sellises tavalises vormis, kõige kinnisimas vormis, viib varem või hiljem petmiseni. Minu kogemus on nagu see, et ühe või teise aja jooksul, et sellepärast peaks tegelikult inimesed saama aru, et kui palju siis nende teiste inimestega võib intiimsust jagada. Ja minu meelest inimesed ei ole nagu seda läbi mõelnud. Või et miks su Peika siis ei võiks äkki kellegi teisega käest kinni rannas jalutada. Äkki see ei tee sulle liiga, kui ta seda tahab või kui see talle kuidagi midagi juurde annab. Et ma näen jah, selle monogaamse selle asja niisugune üks põhimiinus meeste puhul just on, võib-olla naistel see ei ole, et seal tekib niisugune fenomen, et mehel on sisse kodeeritud see, et talle alati uued naised meeldivad. Ta ei saa midagi teha. Ta võib selle kuidagi kinni panna, aga see on sellepärast, on evolutsiooniline, on ju, et sellepärast, et kui sa selleks, et su sugu püsiks, sul on loogiline teha lapsi võimalikult paljude erinevate naistega. Mitte ühega ainult, on ju, vaid nagu võimalikult paljudega ja sellepärast on sisse programmeeritud meil niisugune Coolidge efekt või see efekt, on ju. Ja muidugi mees saab seda peale tasakaalukalt vaadata ja mitte selle nagu reageerida, aga seda, et seda nüüd ei oleks, seda ma küll ei usu, on ju. Ehk siis, et mingi mees siis hakkab ühte naist armastama ja siis 20 aastat, et ta ühtegi teist naist talle ei meeldi ka, mitte keegi. Et ma ei kujuta seda olukorda ette. Ja siin peaks olema nagu mingi koht, kus see meeldivuse minu meelest sellest tavalisest tüüpilisest monogaamsest suhtest võiks me natukene nagu minna paindlikumaks ja see ei tähenda seda, et see peaks seksini minema paindlikumaks, aga selle kohani, kus on võimalik teistega nagu intiimne olla ja suhelda, sellepärast, et mis siis juhtub, mida ma tahtsin rääkida, on see, et kui mees ei tohi, mis ta siis teeb? Varem või hiljem ta leiab viisi. Kuidas sellest vanglast nii-öelda põgeneda. Ja seal tekib niisugune kummaline fenomen, et kui meie oleme sinuga koos näiteks, on ju, ja mulle keegi meeldib, on ju, ja siis ei tohi meeldida, on ju, siis ma pean selle kuidagi nagu kinni panema ja see on nagu valus natukene, või et energia tahab nagu kuskile voolata, tahaks selle inimesega kas või rääkida, võiks ju rääkida vähemalt, on ju, et kuidagi, aga ei tohi. Ja siis see ei tohi tekitab siukse vangivalvuri efekti alateadlikult, et sina oled siis niisugune see, kes keelab. Et mees unustab selle ära, et me tegime selle omavahelise kokkuleppe, et see on tegelikult mulle kasulik, aga ta läheb nagu, miks ma ei tohi, sina ei luba ju. Kui sind ei oleks seal, siis ma võiks vähemalt taga rääkida, on ju. Ja see võib siis aja jooksul tekitada niisugust nagu ängi või seda asja, et tahaks mõelda. Ja siis ma arvan, et kõik mingil hetkel siis nagu põgenevad. Kas siis 3 või 5 aasta jooksul paar korda panevad vasakule. Ja siis juhtub järgmine jama sellega seoses, on ju see, et see vale jääb õhku. Mõtled küll, et kuidagi mätsisid kinni ja vahet pole, et ei ole, aga naine ju tunneb ära.
ta tunneb selle vale õhust ära, ta ei saagi aru, mis viltu on, aga mingi asi on viltu kogu aeg. Sellepärast, et see on nagu õhust tunda. Sest see mees mäletab, et ta valetas, on ju. Ja seal ongi see koht, et kui siis üldse nagu petta või midagi teha, mulle meeldib nagu avatud kaartidega mängida, noh, või siis teha ju üldse huvitavaid kokkuleppeid üldse, et võib ka teha siukse kokkuleppe, et võib küll teistega teha, aga ei räägigi, aga siis on ka see kokkulepe, siis seda ei puudutagi, et seal on nii palju erinevaid neid võimalusi, mida võib siis teha nagu suhte vormis ja enamus inimesi pole nendest nagu teadlikud, et on võimalik teha siukene kokkulepe näiteks avatud suhtes nagu, et ära küsi, ära räägi. Kui küsid, on ju, siis ma vastan ausalt, aga ise tead, kas küsid. Kas tahad teada või teha? Ja no ma ei tea, keegi oli välismaal 2 kuud, on ju, ja sa tulen siis koju nüüd ja sa hakkad siis ikka küsima, et kuule, kuidas ikka oli? Siis ma küsin, et kas sa ikka tahad teada? Oli midagi võis olla, aga no, on sul vaja seda nüüd teada, ma olen ju siin ja ilmselgelt naine kaasas ei võtnud kedagi kaasa siia, et kas sa tahad teada? Ja ma näen, et paljud avatud suhted võivad toimida niimoodi nagu, et lased inimesel nagu teha, mis ta tahad, kui see nagu meie ruumis ei puuduta, on ju. Ja see pannab minu meelest mõlemale palju suurema vabaduse ja palju suurema võimaluse nagu areneda ka. Aga see on niisugune spetsiifiline jälle, et kõigile ei pruugi sobida, aga tegelikult paljudele, väga paljudele, kes proovivad seda monogaamset suhet ajada, nad võiksid oma neid suhtepiire natukene nagu painutada, et ei tekiks seda vangis olemise efekti. Ja seda saab painutada tegelikult väga palju enne seda, et sa peaks kellegi teisega magama, vaid just, et on võimalik suhelda ja on võimalik, et keegi sulle meeldib ja see ei ole keelatud, et keegi sulle meeldib või et see kellegile oli sügav jutuajamine, on ju. Ja sellepärast ma nagu üldjuhul kaldun pigem siukse mingi paindlikuma suhte poole, kui see tavaline, et midagi ei tohi teha. Ja siis vist on tõenäosus ka palju väiksem, et üldse läheb kuhugile väga nagu nii-öelda füüsiliseks intiimsuseks, kui sa saad juba neid muid vajadusi ju varem ära võtta. Ja siis, kui on juba see vabadus, või et sul on niisugune tunne ka juba, et siis, kas sa siis pead rääkima, kui küsitakse või kui siis sa hakkad juba vaatama ka seda, et kas ma ikka siis teen, kui ma pean rääkima, muidu on see võimalus alati, et nagu tavaliselt. Ehk siis võib nagu salaja teha, aga ei räägi, et kõik ju teevad seda või et kõik on ju mingis mõttes nagu petnud või. Aga siis tekib siuke asi, et kui kõik võib teha, et kas ma ikka tahan siis või. Siis kuidagi see tung teha kaob, nagu tuleb maha nagu vastupidiselt kummalisel kombel. Et jah. No, aga rääkides nendest liikidest, ma arvan, et üks siukene suhteliik, mida siis paljud ei ole võib-olla mõelnud läbi või ei tajunud on, mida ma nimetan siis energeetiliselt avatud monogaamiaks. Mis tähendab seda, et selleks ei tekiks seda efekti, et ei tohi ja ma olen kuidagi vangis, siis võib teistega igasuguseid asju teha ja seal on mingid kindlad piirid, ehk siis tavaliselt ütleme, kui keegi seksida ei tohi, on ju, ja suudelda ei tohi. Aga muidu võib käest käia, võib süles istuda, võib rääkida, võib kõike teha ja see avab juba nii palju selle piiri nagu, et võib kõike teha ja kummalisel kombel tekitab see vastupidise efekti, et sealt ei teki seda, et ma läheks kellegi teisega ära, vaid keegi naine istus mul süles, ma sain tagasi suhelda ja siis ma olen koju oma naise juurde ja siis see naine ei ole mul mingi vaenlane, vaata, kes ei lubanud mul midagi teha, vaid ta usaldab mind nii palju, et ma võisin seda teha. Ja see tegelikult tekitab palju rohkem intiimsust ja üldse, mis tekitab intiimsust, on ausus. Isegi siis, kui midagi toimus ja siis sellest räägitakse, isegi kui see on mingi raske asi, et sa suudlesid seal peol kellegiga ja mul on mingi halb tunne sellega, tead, korraks tuleb ülesse, siis pärast seda vestlust kummalisel kombel inimesed, me oleme lähemal üksteisele, mitte kaugemal, on ju. Et ma arvan, et see on palju nutikam viis nagu tegutseda nagu sellisete avatumate piiridega. Nagu kui piire pole üldse kehtestatud, siis on nagu kõige suurem jama, siis esiteks, kas sa julge midagi teha või teed üldse ma ei tea mida, on ju, et see on see näide, kui oli lasteaed, siis kus ei oli mets, oli kaugel, on ju, 200 meetri kaugus oli, aeda ei olnud ja mets, tead, siuke pime ja sünge mets ja siis kõik lapsed mängivad seal trepi peal, maja ääres, sellepärast, et igal pool ümberringi on mets, mis võib olla õudne. Ja siis ehitatakse aed sinna metsa äärde ja kus siis lapsed mängivad? Aia ääres. See on metsa ääres, vaata. Muidu, kui piire ei olnud, on ju, siis nad ei julgenud sinna minnagi. Ja see nüüd näitab siis seda, just nagu seda seksuaalsuse kohta väga hästi, et kui me kehtestame nagu piirid, on ju näiteks, et me saime täna kokku, aga näiteks võime kehtestada, et kõik võib teha, aga ei seksi täna.
siis me jõuame selle seksi lähedale, julgeme mängida. Nagu me üldse midagi ei räägi, siis me nagu ei tea üldse, mida teha, siis me ei julge sealt trepi pealt nagu kaugemale minna. Et see on hästi oluline, ma arvan, et sellistes seksuaalsetes ja intiimsuhetes kogu aeg nende piiride kehtestamine ja siis ka nende nihutamine, sest see on kõik kokkuleppeline, et me võime iga hetk neid tokke sealt edasi hakata tõstma, on ju. Aga selleks, et tekiks turvatunne, on vahel hea nagu jupi kaupa teha. Inimesed ei ole vist nagu harjunud üldse nii-öelda läbi rääkima kõikvõimalikku seksuaal- ja intiimsuhteid, et kõik nagu justkui ise juhtub. Yeah. Noh, et saame kokku ja võtame väiksed ventsid ja siis millestki nagu ei räägita ja siis äkki midagi juhtub. Ja siis nende juhtumiste käigus siis võib juhtuda see, et pärast on mingi, et me siis seksisime näiteks ja pärast naine tuleb räägib, et kuule, ma tegelikult ei tahtnudki seksida või noh, et sa läksid üle mu piiri, et sa ikka tegutsesid liiga ruttu ja ma üldse nagu ei suutnud nii hästi mõelda ja mees on seal mingi, mis asja, minu arvates oli kõik väga sujuv ja läks, on ju. Aga ei räägita läbi ja see on niisugune nagu raske punkt, et nagu nõme on see teemat üles võtta nagu. Noh, niisugust, et on juba niisugune romantiline hetk ja siis korra nagu küsida esiteks juba, kuule, kas sul ikka mingi, oled sa ikka vaba üldse või noh, et pärast seksi selgub, et ei ole või midagi sellist, et meil need vestlused, neid veel ei õpetata, kuidas neid teha, ei koolis ega kuskil, on ju. Ja siis ma arvan, et väga palju selliseid piiripealseid seksuaal ära kasutamise juhtumeid on seotud sellega, mitte et keegi otseselt nüüd ära kasutaks, vaid sellepärast, et kaks inimest ei ole nagu kokku leppinud, mis nad teevad ja siis midagi tehakse ja siis ühele pärast miski ei meeldi. Aga üldse sellest nagu kuidagi ei räägitud, sest üks pool on tavaliselt kindel, mees ju alati nagu rihib sinna eesmärgi poole. On ju, tema töö on nagu minna võimalikult lähedale, et saaks ikkagi nagu seksini, sest kui ta seda ei prooviks, siis ei juhtuks ju mitte midagi, on ju. Ja kui need juppe nagu läbi ei räägita, siis võib juhtuda see, jah, et tavaliselt on naine see pool, kes siis ütleb, et eile tundsin nagu ennast kuidagi nagu okeilt, aga me ei rääkinud läbi ja tegelikult ma üldse ei olnud selleks valmis ja siis on kõik nagu tuksis sellega seotud. Et õnneks need valemid on nüüd kõik olemas viimase vähemalt 15 aasta jooksul on minu raamatus need kirjas ja kuidas neid läbi rääkida, et isegi esimesel teidil tuleb mingid asjad nagu läbi rääkida. Või siuksed asjad nagu näiteks aftercare, on ju. Noh, inimesed saavad kokku, joovad veini, seksivad, on ju, aga minu meelest kindlasti peaks nagu toimuma seal kõhtul see vestlus, kuule, et me seksisime, et kuidas me homme nüüd käitume nagu. Et kas me oleme nüüd pruut ja peeka, on ju, kas me helistame, tšekkame, et kuidas sul läheb, kuidas sa ennast tunned, on ju, et millisel viisil me teeme, kas tahame saame sõnumi, et äkki ei helista, on ju, saame kokku, kõige parem oleks äkki kokku saada, sest tegelikult see on suur asi, see intiimsus, seks, on ju. Et ja jälle siuksed asjad on nagu kokku leppimata, siis mõlemad istuvad eraldi, ütlevad, ta üldse ei hooli mõnust, tema ei kirjuta mulle, on ju, ja siis mees võib samamoodi olla nagu, ei no see naine üldse ise ka märku ei anna, ma ka ei hakka andma, või noh, nagu, et tekib siukene mingi täieliku tühjast arusaamatus, kus mõlemad võib-olla isegi hoolivad, on ju. Ja lisaks on siin ka see, et millal näiteks olen pannud tähele, et vahel millegipärast see meeste vinn on palju pikem. Ehk siis naine vajaks, et homme mees tšekkaks, et kuidas läheb, on ju. Või kui me ütleme, et nüüd saame kokku seksime ja siis ütleme, no kui kellegi tunne tuleb, et siis see võtab umbes ühendust, on ju. Ja siis ma arvan, mul läks tunne võib-olla 5 päeva pärast. Ma ei tea, miks see on niisugune delay ja mõtlen küll su peale, aga see tunne, et ma nüüd võtaks ühendust ja on ju, aga sul võib homme see tulla, on ju. Ja et see tuleks nagu kokku lepid. Sa võid öelda, et ma ise ei taha üldse ühendust võtta, on ju, aga ma olen selline inimene, on ju. Ma tegelikult vajan, et sa homme mulle check-up'i teeksid. Te küsiksid, kuidas mul läheb, on ju, kas kõik on hästi ja siis ma tuleksin ennast turvaliselt, on ju. Et kui sa mul niimoodi asja ütleksid, ma hea meelega helistaks sulle, aga muidu ma võib-olla helistaks sulle 5 päeva pärast, on ju. Et sellised väiksed detailid saab tegelikult nii uutes suhetes kui pikaajalises suhetes nagu väga paika panna või. Ja pikaajalistes suhetes on nagu oluline see näiteks minu arvates isegi mitte iga aastane, vaid iga kuune kuu check-up. Iga kuune kuu check-up, see üks õhtu, kus me saame kokku ja räägime läbi oma hirmud ja soovid ja kus me üldse oleme, sest iga kord on nagu muutus, et noh, mis meil oleme ikka koos, plaanime ikka pikalt koos olla, okei, plaanime või noh, et need asjad peaks nagu niimoodi ühe õhtuga korra kuus läbi rääkima ja usu mind selle, kui see ära teha, siis on palju vähem jama.
sest tavaliselt meil on midagi sees kuskil kerib, on ju, ja ei olegi niisugust turvalist ruumi, sest me teame, et teine reageerib. Siia jõuame nüüd selle juurde, et ei osata ruumi hoida, on ju. Et seal selles vestluses, kus on, see on tegelikult olema nagu teatepulk või miski, on ju. Et kui sina räägid, siis mina ei ole siin mitte mingi reageerija, vaid ma olen ainult ruumi hoidja, on ju, selle hetkel, et kui sina räägid oma mingitest soovidest, ma ainult peegeldaja, on ju. Et pärast siis, kui tuleb minu kord, siis ma võin selle vastukaja, mis mul tekkis nagu välja anda. Aga siin tekib jah see, et ei julgegi teisele rääkida, teine reageerib, on ju, ei ole jälle meile õpetatud, kuidas see ruumi hoidmine käib. Tegelikult on see väga lihtne nagu, et kordamööda, nii, mina võin praegu hakkan lappama näiteks, ma ütlen, et saudad ruumi hoida, suudad, on ju. Teeme kas või vähemalt 5 minutit, võib-olla sa rohkem ei suuda, on ju. Või noh, sa ütle, kui sa ei suuda rohkem. Siis ma võin siin kas karjuda või rääkida või kõik välja rääkida, on ju, ja saan kergemaks ja sina sellel hetkel ei ole nagu sina. Noh, ruumi hoidjana. Sellel hetkel, kui ma siin jauran, on ju, ei ole nii, et oi, ta ütles mulle ja mis ta nüüd arvab, vaid sellel hetkel sa oled nagu, sa arvad niimoodi või, sa tunned ennast niimoodi ainult selle kohta, et see ruumi hoidmine on ju, ehk siis peegeldamine on ju. Ja siis tuleb sinu kord. Ja siis võib teha muidugi ka, mingeid asju võib teha ka samal ajal, on ju, neid tehnikaid on väga palju, konfliktide lahendamise tehnikaid on nii palju erinevaid jaburaid, nagu, et mulle meeldib see tehnika ka väga hästi, et kui niikuinii hakkab see vaidlus vaikselt kerima, on ju, siis paneme kella pihta ja karjumegi mõlemad läbisegi. Aga vaata jälle, on pandud kell, on ju, ja me teame, mida me teeme, mitte et see ei juhtu, et sa käid mulle siin pinda, karjud midagi, ma karjun midagi. Davai, kakleme siis, paneme kella käima ja hakkame andma, ja siis üldiselt hakkad juba naerma nagu, või noh, siis tundub juba naljakas, et miks me peaks nii tegema, aga muidu võis juhtuda mõnes suhtes, et kogu aeg käib niisugune kaklus seal kuskil õhus, on ju. Ja sellepärast jah, mingid asju, niisugused lihtsad asju ja inimesed ei oska midagi ka nagu edasi lükata. Noh, kui midagi nagu kerib, näiteks ei ole õige aeg, iga hetk ei ole õige aeg oma tunnete väljendamiseks. No ei ole, noh, kui mina teen tööd, on ju, ja ma olen fokusseeritud ja sul on seal mingi, on ju, siis ei ole nii, et sõidad sisse seal samas poole jutu pealt. Esiteks küsid, kuule, mul on vaja siin mingi asi rääkida, et kas sul on praegu aega või? Millal sul aega on? 15 minuti pärast või? Ma võin öelda, et ei ole ikka üldse, et täna õhtu kell 5 on nagu ja siis saad. Ja siis, kui sa tead, et täna õhtu kell 5 saab, siis sa nagu korra rahuned maha vaata, et ei ole nagu teadmatust, et millal ma saan rääkida. Et siin on hea nagu edasi lükata, et tülisid saab edasi lükata, probleemide asju saab edasi lükata. Kui mõni asi on liiga intensiivne, ei lahenda ära, saab teha pausi, meelega näiteks, no probleem ei ole absoluutselt lahendatud, aga me ei jaksa enam, on ju. Nii, nüüd järgmised 2 tundi ainult häälestume heale. Nagu viime tähelepanu kõrvale selleks, et tekitada lihtsalt tasakaalu, on ju. Ja ma arvan, et niisugust asju ei ole kuskil meile õpetatud, on ju, jupi haaval ja sellepärast me tihtipeale nagu kaks asja, nagu mõned lähevad lahku, nii et ei peaks minema ja teised on aastaid koos pärast seda, kui ammu nagu silmselgelt ma võiks võtta teie need human designad ja kõik lahti ja seksuaaltüübid ja vaata, et ei sobi, vabandage väga, on ju, et siin ei ole midagi nagu päästagi või selles mõttes, et mõlemad pidi tehakse nagu neid vigu, aga ma arvan, et üks asi mida me ei taju, on see, et maailm on tegelikult kogu aeg muutub, et suhted muutuvad, intiimsus muutub ja me pidevalt jääme nagu ühte asja kinni ja ei tee endaga seda check-up'i, et kas on muutunud. No mina olin 12 aastat taimetoitlane, nüüd ma söön peamiselt ainult liha. Mõtlen, miks see taimetoitlus üldse vajalik on? Aga sellel ajal oli ülivajalik, ega see ei olnud vale, vaata. Sellel ajal see töötas mulle nagu ülihästi, on ju. Et eks see maailm tundub, et on nagu niisugune hologramm, on ju, et kõige suurem asi on siin ikkagi see usk, on ju, aga tuleb tšekata, et kus ma praegu olen ja mis minu jaoks toimib, milline suhe minu jaoks toimib, on ju. Ja seda ma ka ei usu, et kellegi jaoks toimib alati ainult monogaamne suhe. Tal on elus mingi periood, kus tal on vaja sarvi maha joosta, midagi teha, sebida mitu asja korraga. Ja see ei ole vale, on ju, see on mingi teatud periood ja siis ta vaatab, et nüüd aitab, et kui ta suudaks nagu aru saada, kus inimene praegu on, siis saaks teha nagu jupi kaupa nii-öelda kõik oma vajadused ära täita. Aga korraga kõike teha ei saa, on ju. Nõus. No mulle väga kõlab see ka, et see muutus just. Et mingid tüübid meil on, mis jäävad kandma rohkem võib-olla, no mingi osa minust on midagi, mis on sama, aga samas aja jooksul tohutult muutuv. Et aga siit sa korra tõid sisse juba selle teema ka sobivuse, et millist tüüpi inimesed kokku sobivad või kuidas saada aru ka seksuaalsusel või intiimtasandil, et kas sobib kokku või ei sobi, et päris paljud täna võib-olla ikka vähem, aga suhted saavad ju kokku mingisugused traumavaimustuse pealt, tekib see hull armumine, on ju, ja siis tegelikult seal taustal mängivad mingid hoopis muud mängud, aga et kuidas saada aru võib-olla see, nagu see puhas koht ära tunda.
On sul mõni mõte või teooria selle kohta? No, see on niisugune pikem uurimustöö, ma arvan, et siin tuleks erinevaid aspekte vaadata ja seal ongi, et mõned asjad on need, millega saad nagu hakkama, et ei sobi ja mõned asjad on nagu fundamentaalselt ikkagi nagu ei sobi, on ju. Ja tegelikult need meetodid on palju, et siin saab uurida armastuse keeli ja seal ei ole tavaliselt nagu otseselt mingit blokeeringut, sa õpid teise keele selgeks ja vastavalt sellele käitud, on ju, et isegi kui nad on erinevad või need seksuaalsuse tüübid, erotic blueprint seal on ka, et need asjad saab nagu selgeks õppida, on ju. Aga ma arvan, et väga palju, kõige rohkem minnakse ikkagi õnge selle peale, et on siis see armumine ja on need mesinädalad, on ju, ja see on ilmselgelt see dopamiini aeg, on ju, mis võib kesta 3 nädalat või 3 kuud või võib-olla maks 3 aastat, aga seda ma ei usu, on ju, tavaliselt ikka 3 kuud või midagi sellist, on ju, või ja inimesed siis selle energia põhjalt ehitavad oma suhte, mis on nagu kõige nõrgem lüli, see on nagu kindel asi, mis ära kaob. No raudselt kaob ära, selles mõttes, siin ei ole mingit kahtlust ka, see on ainult aja küsimus, millal see tunne ära kaob, on ju. Sellepärast on kõik muud asjad palju paremad nagu alustalad suhtele. See, et me mõistame üksteist, oskame suhelda, nagu see on ülikõva alustala näiteks, on ju. Armastuse tunne kui selline niisugune sügav hoolimine on ka selline nagu ja pigem on see, et sügav hoolimine pigem tekib ajaga. Mina arvan seda, et 2 inimest panda puuri vangitorni, siis nad hakkavad üksteist armastama. Kui nad kahekesi seal on, nagu võivad kakelda esimese kuu või esimese aasta, lõpuks nad armastavad üksteist, sest see tekib sellest ühisest jagamisest. Tegelikult see armastus ja intiimsus tekib sellest võimalikult paljudest ühistest kogemustest, üksteise aktsepteerimisest sellele, nagu ta on ju. Ja siis tegelikult see seksuaalsus on niisugune kõige nõrgem alustala, mille põhjal inimesed oma suhteid nagu ehitavad, on ju. Sest see on niisugune mööduv. Ja siis on see ka, et see seksuaalsus võib nagu ära kaduda, on ju, et olid armunud, on ju, ja tegelikult jällegi on võimalik seda tagasi ehitada, aga valemid puuduvad selleks, on ju, et kuidas seda ehitada. Et mingites kohtades suhetes on nagu, kuidas ma ütlen, pikaajaline suhe, 7 aastat või midagi, on ju, see seks on nagu jõusaalis käimine. Tundub nagu väga rõve ütlus, on ju. Aga jõusaali ma ei taha kunagi minna. Mitte kunagi ei ole ma tahtnud minna jõusaali elus. Iga kord, kui ma lähen, mul on hea olla. On ju? Või et ei taha nagu hakata minema sinna. Ja vahel suhtes lähevad inimesed samamoodi, et nii kaua koos olnud polaarsus kaobki ära, kui sa magad samas voodis aasta aega. See ei saa mitte kaduda ära, on ju. Ja siis, kui sul puuduvad need meetodid, kuidas siis nii-öelda jõusaali minna, mis tähendab tegelikult seda, et nii täna on teisipäeva õhtu, nagu teisipäeva õhtul kell 6 me saame kokku, ma ei tea, elutoas või voodis ja siis me hakkame seal midagi tegema. On ju, kui midagi teha ei oska, siis teen sulle massaaži. Halvimal juhul sa teed mulle massaaži, ma teen sulle massaaži, see on kõige kehvem variant, on ju. Ja mul on endal ka suhtes mitu korda see ära kadunud ja siis nii lollikindel asi, nagu see töötab. Siis üldse nagu ei ole tunnet seksida, et teen seal tööd ja ei ole niisugune, et Tom, kas sa tahaksid praegu oma partneriga seksida? Ei taha nagu, kuidagi viisi ei taha. Ja ei tule. No selles mõttes, kui sa küsid niimoodi. Aga pane mind siis sinna voodisse ja ta teeb mulle massaaži, millegi pärast 10 minuti pärast tahan. Ja ma arvan, et paljudes suhetes selle taha jääbki asi nagu. Et nad tee seda hetke, nad ei lepi seda aega kokku, keegi ei ole öelnud neile, et kuule, see töötab, on ju. Ja siis veel lisaks seda, et äkki te ei peagi seksima, aga see kogu teie kannatus teie 3 lapsega ja teie suhtes seisneb selles, et ei puuduta üksteist. Ütleme, kas seksiks, aga sellepärast, et mees ei ole naist korralikult kallistanud ja talle otsa vaadanud viimased 3 kuud või midagi. Et seal tekib see tegelikult see emotsionaalse intiimsuse puudumine. Ja paljud suhted on võib-olla sellised, et kui see ära täita, siis juba läheb kõik paika. Nad ei mõtlegi, et ega nad ei loodagi, et me nüüd arvame üle kaela ära, aga vaata, meil on need lapsed ja ühest küljest me armastame üksteist, kuidas seda paika panna. Nende lihtsate asjadega, niisuguste trikkidega, aegade planeerimisega, mille peab kas koos või üksi ära tegema, alati töötab, kummalisel kombel, aga alustama pead, kuidas sa hakkad jõusaali minema. Kui ma oleks juba jõusaalis, see oleks hea, aga kuidas sa teed selle nagu, et ma nüüd lähen ja mis kell ma lähen ja jõusaali saad nagu üksi minna, aga selle sa pead veel teisega kokku leppima ja tal ei ole tuju ja et ma arvan, et enamus suhteid, millel tegelikult armastuse baas on nagu alles, on ju, ja mõistmine on olemas,
on kõik nagu nii-öelda tehtavad ja eriti veel siis tehke natuke seda suhet lahti siis. No selles mõttes lahti, et sulle meeldib keegi teine, mine käi jalutada, siis ma vaatan, kuidas ma reageerin selle peale, äkki ma lähen hullult pöördesse, aga äkki ma vaatan, et sa oled õnnelik ja äkki ei olegi midagi hullu või. Noh, et inimesed ei julge üldse katsetada, nad arvavad, et kui keegi kedagi suudleb, et see on nagu maailma lõpp, noh. Ja ma olen nagu nii selgelt kogenud, et absoluutselt ei ole maailma lõpp see. Et kui minu pruut kedagi teist suudleb ja tuleb minu juurde tagasi ja ma näen, et ta on täitsa, noh, ta on minuga, ta tead, et see oli seiklus, ta ütles selle tüübile ka, et tal on peika, on ju. Miks ta ei võinud siis seda tüüpi suudelda? Eriti veel teisel maal näiteks või noh, on ju noh. Et minule meeldib seda nagu avardada seda, et seal on 2 baasi, üks on see seiklushimu ja teine on turvatunne, on ju. Et tavaliselt on see, et niisuguses monogaamses suhtes see turvatunne on ülisuur, ma tean, et ta midagi ei tee, aga siis hakkab üliigav, on ju. Ja siis, kui lähed teisele poole, on ju, et võimalikult palju seikled, siis hakkab see turvatunne ära kaduma, et kuidas leida see balanss nende 2 asja vahel, sest mõlemad kõik vajavad mõlemat, on ju. Sa ei saa elada nii, et igav on ja midagi ei tee ja midagi ei muutu, aga sa ei saa nii kiiresti ka neid asju teha, et turvatunne ära kaoks, et kogu aeg käib selle 2 asja balansseerimine. Ja ma arvan, et sellest kokkuvõttes võibki nagu öelda, et need 2 inimest, kellele tõesti sobib monogaamne suhe, nemad on mõlemad sellist tüüpi inimesed, kes vajavad turvatunnet rohkem kui seiklust. Nende järelikult mõlemale sobib, kui tõesti nii on. On mingid inimesed ja võib-olla neid on palju, mõlemale sobib, nad eelistavad alati seda turvatunnet sellele seiklusele. Ja see on teist tüüpi inimesed nagu mina, kes ei saa ilma selle seikluseta kuidagi olla, on ju. Et mul on see seiklus nii oluline ja siis ma olen ehitanud lõpuks siukse suhte välja, kus kujutad ette, et turvatunne ja seiklus on mõlemad nagu täiesti üleval. Noh, ja see on üliharuldane. Ma ei oleks seda osanud veel võib-olla 10 aastat tagasi teha ja millegipärast praegu siis lõppude lõpuks ongi niimoodi, et mingi asi ei tõmba õõnsaks ja samas on täiesti vaba iga päev kõike tegema, ei tee eriti midagi, on ju, aga vabadus on, võin teha, lähen sõidan Taisse, ei pea kellelegi aru andma, kus, mida ma kellega teen, on ju. Ja see minu jaoks on nagu väga suur asi ja samas on ülisuur turvatunne olemas, kogu aeg oleme ühenduses, on ju, kõik on olemas. Ja see tundub nagu absurdne ja paradoksaalne. Ja. Aga on veel sul mõni mõte, kuidas seda vastastikus sobivust veel ära tunda? Et üks asi on see, see mulle väga kõlab ja aitäh, et sa jagad seda seikluslikkuse ja turvatunde, seda tasakaalu ja mingid põhiväärtustes. Aga kas on veel kuidagi siuke, kuidas ära tunda selline, vaat on ka erinevaid ju seksuaalsustüüpe, on ju, hästi põgusad kohtusime, et seal ju ka tihtilugu mingid tüübid, kui keegi on ikka väga kinki ja kellegile see kinki on täiesti null, on ju, et see on ka päris kõva ju väljakutse, et kuidas sa siis selle nagu ära katad? Ma olen nii palju uurinud neid blueprints ja minu jaoks nad on pigem väravad. Mis tähendab seda, et ükskõik mis liiki sa oled, siis sa sinna seksuaalsusesse võid ikka kukkuda. Kui me räägime sellest seksuaalsest tüübist, kellel meeldib seksida, liigutada ennast, on ju, siis minu jaoks need teised liigid, nagu see romantika ja sensuaalsus, on ju, need on pigem väravad, mille läbi tullakse seksuaalsuse sisse. Ja siis, kui sa oled juba sellest õigest väravast läbi läinud, siis tegelikult võid, siis avanevad teised ka. Aga seal võivad olla mingid teatud siuksed, põhikonfliktid on sellised, et enamus mehi on ainult seksuaalsed, on ju, nad ei jaga sellest muust matsust nagu midagi, on ju. Ja see seksuaalne tüüp tähendab siis seda, et tema võib hakata 30 sekundiga seksima, pistama peenise sisse. Või mõni naisele ka sobib. Kohe ta ei hakkama pihta nagu mingi püksid maha ja on ju. Ja siis kui nemad saavad siis mingi teise tüübiga kokku, näiteks eriti veel selle energeetikuga, on ju, siis on täielik vastuolu, on ju. Sest energeetik tahab seal vähemalt tund aega lihtsalt silma vaadata, midagi ei toimugi, vaikselt rääkida, võib-olla õrnalt puudutada, on ju, ja need on 2 nagu sellist konfliktset asja. Ometigi ma arvan, et see energeetik, kui ta läheb sellest väravast läbi, et temaga tund aega see asi ära tehakse kuidagi viisi, siis ta on nõus ikkagi lõpuks seda seksi tegema sellisel viisil ka, et päris füüsilist, on ju. Aga inimesed et kindlasti peaksid need aru saama, mis tüüpi on, siis ta tead, mis teisel on oluline, sest seda väravat ümber ei lükka, et kui pruut on ikkagi energeetik nagu, siis ükskõik kui palju ma proovin teda, ma ei saa teda enda poole kallutada kuidagi viisi, on ju. Sest see, kes on nagu, sest kuna see seksuaalne tüüp on see tüüpiline tüüp, siis tema peab alati painduma põhimõtteliselt.
kui tema kõrval on romantik, siis tema peab painduma romantikuks, siin ei ole mingit varianti. Kui tema kõrval on see energeetik, on ju romantik, siis tähendab seda, et tal on ülioluline sensuaalsus, puudutused, lõhnad, on ju, ma ei tea, helid, on ju, ja romantik ühest küljest võib juba tunda väga palju naudingut nagu enne seksi, ühest küljest on ju sellepärast, et mingi hea lõhn oli ja mingi hea valgus oli ja mingi hullult hea muss oli, on ju. Aga samas, nii kui vale muss tuleb, siis ta võib kohe plokki minna, on ju, romantiku puhul. Et ma arvan, et need seksuaalsuse tüübid ja otseselt ei ole, siin ei ole näiteks vastuolu, et kui üks on ühte tüüpi ja teine teist tüüpi, siis siin ei ole nüüd see, et me ei sobi, vaid see, kes on seksuaalset tüüpi, see peab õppima selle teise tüübi värava selgeks ja õpib seda nautima ja see ei ole liiga pikk, selles mõttes, et seda ei pea kogu aeg tegema, see on, ütleme, üks pooletunnine protsess, kui ta on romantikuga koos, ta peab õppima, panema need õiged tuled põlema, panema need õiged lõhnad, selle õige muusika, vaatama, et nõusid ei oleks kuskil lohakil, sellepärast, et see esteetika on oluline ja ta teeb selle ära ja siis see romantik tuleb temaga seksuaalsusesse, on ju. Aga ma arvan, et kui me räägime sellest vastastikusest sobivusest, siis et me järjest rohkem peaks ikkagi panema rõhku mõistuse tasandile, jälle nagu ringiga tagasi, mitte armastusele, mitte seksile, vaid sellele, et kuidas me läbi saame. Kui me tahame 20 aastat koos olla, siis me peame üksteisest aru saama. Me peavad olema sarnased meetodid probleemide lahendamiseks, sest need on erinevaid, on ju, üks proovib ühel viisil, teisel viisil, on ju. Siis see on niisugune üldine asi ja see on nagu muidugi mingid üldised parameetrid, kui üks on ikkagi nagu loomult pigem nagu avatud ja teine on ikkagi 100% monogaamne, siis sa näed, et sealt ei saa, noh. Ei suru ühte ega teist, on ju, ei suru seda monogaamset avatuks, kui temal on turvalisuse vajadus nii suur, on ju. Et ja üldse sotsiaalselt ta nagu ei saa arugi, see tundub talle ebanormaalne, et miks peaks keegi mitme inimesega olema, kui tal see üks täiuslik on olemas, on ju. Siis seal võib olla väga suur konflikt, on ju. Et kus saab aru, pigem peaks hakkama aru saama, et mis ei sobi. Ma isegi vaataks sinna, mis sobib, vaid nagu hakkaks vaatama neid kohti, kas on mõned nii suured valupunktid, mis ei sobi. Füüsilised lihtsalt asjad, et kellelgi on 3 last ja ta elab Eestis ja mina tahan pool aastat reisida ringi, no seda mingit põhisuhet meil ei saa olla. No. Kui tema ei saa 3 lapsega reisida, on ju, ja mina ei hakka selle pärast kuidagi siin nüüd olema rohkem, sellepärast minu elu on selline, on ju. Et jupi haaval saab neid kõik võtta tegelikult läbi ka isegi human designi ja erinevate asjade kokku ja vaadata just neid kokku, et kas on neid asju, mis tegelikult nii absoluutselt ei sobi, et ei ole mõtet siia nagu investeerida. Ja siis vahel võib ka teha seda, et nagu, et mõnedel õnnestub, et see ei ole nagu see eluaegne värk meil, on ju, aga jube tore on praegu. Et mõned on pääsenud nii-öelda ilma valuta ka sellest, on ju. Ehk siis võtavad seda suhet kui seda aspekti, et meil on see asi väga hea ja me käime koos nii-öelda tennist mängimas. On ju, et muid asjad me ei klapi, aga see üks asi või mingi asi, et me jube hästi räägime ja seksime koos, on ju, aga mingit elu me ei hakka ehitama. Et kui asjad on ausad sellised, nagu nad on ja me ei oota sellest rohkem, kui me tahame, siis on alati tegelikult paigas kõik. See on kõik asjad omal kohal. Iga inimene on sinu elus õigel kohal. Aga tihti peale me tahame pigistada või panna inimest nagu mingisse nii-öelda teisele kohale. Tahame tast midagi rohkem, meil on mingi kujutlus oma ideaalsest partnerist ja siis me tahame teda sinna pusle tükki suruda ja ei suru. Ei kuidagi ei vooli seda välja sealt. Jah. Ja kui mul nüüd tuli selle kogu jutuga ju meelde, et sa korraldasid ka kunagi meestele koolitusi, ma ei tea, kas sa neid enam teed. Aga et see kõik, kui korra nüüd vaadata, kindlasti on ju meil siin kuulajad, kes kuuled, kõik on väga äge ja tore, on ju. Aga näiteks, mida me ka Epuga rääksime, et mingid vahekorrad kestavad ju üpris nagu lühikest aega ja seda mitte, et nüüd kellelegi hinnang panna, aga suhteliselt tänu siis ühele meessoo poolele, on ju. Et ma tean päris mitut meest, kes on sinu koolitustel käinud ja ma mingi aeg soovitasin seal käia, et kuidas, nagu me korra suga siin naljaga ütlesime, et 5 minuti Antsus saab 5 tunni Andres, on ju, et kas sul on ka, et ma ei mäleta, kas sina ütlesid seda mulle, aga kuskilt mulle jäi väga kõrvu see väide, et hästi teadlik naine teadmatu mehega on rohkem hädas, kui on teadlik mees, et naised on kõige loomulikult avanevamad. Et kas sa oled seda, ma ei mäleta, kas sa oled seda väidet öelnud, et kuidas sulle see tundub või? See võib olla küll midagi, mis ma olen öelnud, ja. Et kui me vaatame siis näiteks naist, on ju, kes
leiab mingi ägeda kuti, kellel on mingi hea energia armumine või mingi värk, aga see, no mida selle kutil ei pruugi olla ja mis nagu noh, et kui tal ei ole seda nii-öelda ruumi hoidmise näiteks aspekti, on ju, noh, saab õpetada, on ju, aga kui tal ei ole nagu füüsilist vastupidavust, ehk siis nagu, kui ta tõesti peab 5 minutit vastu, on ju, no see, et ta saaks 5 minutist vastu pidada nüüd päris pikalt ja kogu see töö ja arusaam nullist on ju, no mõni saab 2 nädalaga, mõnele pool aastat nii-öelda aega selleks ja tahtmist ka veel, see on niisugune asi, et see keerab maailma ju pahupidi. Keegi hakkab sulle alguses rääkima, et sa ei tohigi mingi iga päev porri vaadata ja pihku taguda ja mis, nagu, siis võetakse sult see ju ära või noh, see on nagu hästi pikk nagu töö on ju. Ehk siis naisele noh, võib-olla see võib jääda just nagu mehe nii-öelda füüsilise võimekuse taha. See, et kui ta ikkagi kontrolli oma lihaseid on ju ja kui ta ei oska energiat seksuaalakti jooksul ülespoole tõmmata, et see saaks siin plahvatada, siis ta lihtsalt plahvatab selle all ära ja kui ta selle all ära plahvatab 5 minutiga, siis ei ole sellega nagu midagi nagu peale hakata. Võib-olla pikas perspektiivis on, kui see naine hakkab ta 3 aastaks, võtab projekti ja hakkab koolitama. Ja. Aga vastupidine olukord on jälle see, et ma arvan, et kui noh, mees on tõesti paigas ja kogenud ja naine tunneb selle mehega ennast päris turvaliselt, sest naisel on põhibaas, et tunda ennast tõesti turvaliselt, tunneb, et see mees nagu ükskõik, mis ma siin nagu teen, et see mees hoiab mu ära, on ju, siis see naine võib selles hetkes nagu avalduda, et traumad võivad paljuski ka maha kukkuda või ma ei oska öelda, mitte kas ära kaduda, aga väga palju neist võib lihtsalt ära kukkuda sellepärast, et millegi pärast see mees paneb selle naise nagu tundma turvaliselt ja ma arvan, et mingis füüsilise võimekuse taha naisel see kuidagi viisi jää. Sest naine ei ole kunagi see, kes nagu, et lõpetas nüüd seksi ära, et kahjuks me ei saa seksida nüüd rohkem kui 5 minutit, sest sul juhtus midagi, ma ei kujuta ette, mis sul juhtuda võis. Ei ole naine see pool, mees on alati see pool, kellel see lõpeb, ehk siis pauk tuleb ära, prolaktiin lööb üles, lebo tuleb peole, on niisugune leiba luusse laskmise tunne ja tublimad muidugi saavad ennast ruttu püsti, on ju. Aga mida vanemaks saada, siis seda rohkem lööb seda prolaktiini üles ja tekib see on füüsiline efekt, et kui mehest teeb paugu ära, siis varem või hiljem lööb prolaktiini üles, et mees ennast surnuks ei seksiks, sest kui see ei lööks üles seda lebotunnet, siis võiks ju lõputult jätkata nii-öelda selle dopamiini laksu alla. Võib-olla sa natuke avadki seda poolt, et on väga palju mehi, kes on ju kasvanud üles porno peal või noh, ei olegi mingit õpetust, meil ei ole seksuaalõpetust väga tugevat täna, isegi täna veel ei ole koolis, rääkimata sellel ajal, kui meie sinuga koolis käisime. Et võib-olla et kuidagi tuua meestele see perspektiiv, et hästi paljud mehed võib-olla kuulavad täna ja mõtlevad, mis mõttes, et kui ma nüüd ma ei tea, siin ei purska välja, et mis ma siis üldse saan, et ma olen kuulnud, et mina olles kogenud erinevaid suhteid ja täna väga toreda kaaslasega koos, aga kui ma mõnele kaaslasele räägin, et ongi, et ma ei tea, või mõnel inimesel räägid, et ma ei tea, 3 tundi võtab mingisugune protsess aega, siis ma näen mõne mehe näost sellist suuri küsimärke, et mida sa seal 3 tundi mida sa seal nagu nühid 3 tundi ja siis, et kuidas võib-olla mina naisena võin siis seletada, aga kuidas äkki läbi mehena seletaksid teistele meestele, et mis seal tegelikult, mis ütleme nii, et potentsiaal seal veel avaldumas on, mida nad ei oska võib-olla veel täna näha? No see on niisugune samasugune lugu, et kujutad ette, et sa räägid nüüd mingile mehele, ütled, et kujutad ette, et seal, ma ei tea, teletornis on see hull restoran, on ju, see on 16 käiku, on ju, ja siis pooled nendest käikudest sa ei tea, mis sa saadki. Kujutad, seal tuuakse sealt mingeid asju nagu ja siis loomulikult see maksab ka, see on kallis, energiat maksab või midagi, aga seal on niisugune restoran nagu see, et et ja räägid ja siis mees mõtleb, et sõin siin just purksi nagu mu kõht täis nagu. Milleks? Eriti see võtab 3 tundi aega, see ütleme, et maksab justkui nagu energiat või see restoran maksab mingit kallimalt kui see burger on ju ja siis ta ei saagi nagu aru, miks, sellepärast ta pole kunagi seal restoranis käinud. Vaata, kui ta oleks 1 korra käinud seal restoranis, kogenud seda 3-tunnist staffi on ju ja siis ta ütleks, et oleks tema see vend, kes läheks oma sõbrad, ütleks, issand jumal, ma terve eluaeg seda purksi siin söönud on ju ja nüüd ma käisin seal, ma ei tea, kas Itaalia restoranis või Peruus või ma ei tea, kuskil kohas ja need maitsed on ju ja tead, ma ei ahminudki seda purksi sisse on ju, vaid ma sõin rahulikult jupi haaval on ju ja siis ma istusin seal natukene ja jõin hästi aeglaselt veini, ei võtnudki 3 pitsi viini, vaid see oli täiesti teistsugune kogemus ja ma ei tea, mulle meeldis, on ju, aga see oli ikka nii imelik või on ju, et see on täpselt sama vahe. Ehk siis mehe jaoks
lapsest saati nii-öelda puberteedi jaoks kogetud see kas siis onaneerimine või seksuaalakt, mis kestab siis 5-10 minutit, pigem ma arvan vähem. Ma ei usu, et mehed isegi 5 minutit onaneerivad. Ma arvan, et mees onaneerib 1,5 minutit võib-olla, kui ta porri vaatab. See ei ole mingi et 15, see on nagu ülilühike värk, on ju. Ja kuna ta teab, et ta saab sealt selle, see on niisugune nagu, minu jaoks on see sarnane nagu, et niisugune, ma ei oska öelda, niisuguse raske seaprae söömine, mitte et siga paha oleks, aga tead, kartul ja kapsas ja seapraad ja kui mul on kõht tühi, on ju, siis see tundub jube ahvatlev, on ju. No tulin trennist ja siis see seapraad on mul siin ees, on ju, ja siis tundub, et paneks selle seaprae praegu nahka, on ju. Ja minu kogemus on see, et kui ma selle nii suure seaprae nahka panen, on ju, koos kartula just seda, et nad erinevad asjad ja ei sobi, mina tunnen pärast seda ennast lebos. Noh, ma olen kutu, ma tahan magada pärast seda, on ju, no öelda. Ei ole nii, et ma seon selle seabra ära, ütlen, et poisid, lähme laulmaja, lähme hõiskama, on ju. Ei ole, on ju. Ja see on täpselt samamoodi, see nii-öelda see ahvatlev, see seapraad ja pealegi ta teab, et see talle maitseb, on ju. Noh, sest see nii-öelda pauk on alati maitseb. Noh, mehele, see tunne ei saa kuidagi, see 3-5 sekundit, kus ta tunneb seda kaifi, see on ikka alati hea. Ega see ei kao ära, see hea tunne, on ju. Ja kuna ta on sellega nagu harjunud ja ta ei ole mitte midagi muud kogenud, siis teil ei olegi nagu motti. Kuni naine ütleb talle, et kuule, mingi 5 minuti mees oled või midagi sellist, on ju. Aga selle taga on see jama lihtsalt, et see on ebavõrdne olukord, sellepärast, et kui mees tuleb 5 minutiga ja naine keskmiselt saab võib-olla 20 minutiga mingi tugeva orgasmi, no võib-olla mõni 15 minutiga, on ju, siis need majad lihtsalt ei matchi nagu. On ju. Ehk siis tulemus on see, et kõik käivad koos söömas restoranis ja mees saab kõhu täis iga kord ja naine ei saa kordagi või korra nädalas või. On ju, seal tekib see konflikt, et naine on rahuldamata, on ju, siis naine ei taha seksida, on ju, miks ta seksi ei taha. Iga päev käime söömas, on ju, aga kõhtu täis ei saa, on ju. Mis me siis käime seal, naine ütleb, on ju. Mees ütleb, ei, no mis sa räägid, saan küll, on ju. Ja siis tekib just see olukord, kus naine tavaliselt on see, kes statistika on ju see, et naised pigem ei taha seksida. On ju, mitte sellepärast nad ei tahaks, aga lihtsalt, et kuna see akt ei paku neile selles mõttes mõnu, et see 5 minutiga, kuna naine soeneb üles nii kaua, siis see 5 minutine asi ei paku, see võib pakkuda lõbu mingitele teatud tüüpi väga seksuaalsetele naistele, kes siis lisaks sellele on ja nii kiirelt kuidagi lähevad märjaks ja kõik see toimub tal hästi kiiresti ja selliseid tüüpe on ka, on ju. Aga enamjaolt on see statistika lihtsalt see, et tead, ma ei oska, 70% juhtudel on ikkagi see või rohkem, et mees teeb oma käraka ära ja naine on seal nagu, no hakkas juba nagu, vist hakkas juba, hakkas nagu midagi juba paist, me ütleb, ei no teeme pärast veel, on ju, praegu ma ei saa, et noh, ma kuulsin nüüd otse. Ja juba selle pärast peaksid mehed juba õppima, mõõda siis oma seksuaalakti selles mõttes, et kui sa arvad, et sa oled no kõva vend, on ju, siis no ma ütlen, et no 15 minti võiks ikka kesta. Alustame siis mitte 3 tunnist, aga ütleme, et niisugune penetratsioon ja värk, võiks ikka 15 minti kesta, on ju. Et siis on teada, et naine äkki midagi juba seal saab, on ju. Ja ma arvan, et mehed enamjaolt nagu ei taju, kui kehvad nad on ja nad võib-olla siis arvavad, et nad on jube head ja siis võivad olla ka naised seal kõrval, on ju, kes teesklevad orgasme. Saaks see läbi, on ju. Sellepärast, et esiteks saaks see läbi ja ei taha, ühest küljest nad ju hoolivad sellest mehest ja armastavad, ei hakka ju mehele ütlema, et on mingi könn nagu või et mul ei olnud üldse hea. Ma varem teen, et saaks nagu see kuidagi, läbi. Ja siis tekibki niisugune nagu kõverpeegel seal sees, on ju. Kuni siis see naine ühe korra, ma ei tea miks, siis santub mingi tantramehega kokku või ma ei tea, või nad lähevad lahku või nad on korraks lahus ja siis kui naine vaata näiteks kogeb midagi, sest paljud naised ei ole ka seda kogenud, seda Rootsi lauda sellises viisis, on ju. Et kuidas sa tead midagi tahta, kui sa ei ole, see on mulle meenub ikka, mina olen ju vaata Vene ajal sündinud, mina mäletan selgelt, kuidas mulle toodi esimene banaan kätte, tead, keegi tõi banaani ja mõtlesin, mis see on ju. Et see on täpselt samasugune olukord, et kui minult siis 4-aastasena küsiti, et mis on sul lemmik puuvili, siis ma ütleksin, et pirn on ju. Aga see ei ole adekvaatne vastus, sest maailmas on mangod ja igasugused asjad on ju, et selleks on vaja see nagu see menüü, nii nagu see kehalise sensatsiooni menüü peaks nagu kuidagi viisi kogetama saama ja varem või hiljem tavaliselt kedagi ühel või teisel viisil sinna otsa nagu satub ja saab vähemalt selle ühe kogemuse või siis loeb midagi, et see on võimalik. Ja ega mehed ei ole sellest kuidagi eesrindlikud. Naised kogu aeg tunnevad, et midagi on veel, et tahaks seda kogeda. Ja siis tavaliselt nad kuidagi varem või hiljem manifesteerivad selle.
et nad kogevad seda kuidagiviisi, leiavad selle ühe mehe kuskil välismaal või kedagi, kes siis pakub mingi täiesti uue ruumi või täiesti uue kogemuse või kelle... Kas või avastavad ise seda? Jah, see on ka variant jah, et avastada nagu ise, et see on ka tee, jah. Kui me nüüd liigume veel, mul tekkisid kohe juba järgmine mõte, et võib-olla veel laiendada või täpsustada, et neid erinevaid orgasmitüüpe, et võib-olla nagu naiste omadest räägitakse juba päris palju rohkem, aga meestel on ju samamoodi ka veel erinevad need kihid avanevad seal südameorgasmid ja et kuidas sinu enda kogemus nendega on ja milline see teoreetiline taust seal juures veel on? Ja, no mehel on võimalik nagu prostalt mõttes saada siis nagu ejakulatsiooniga orgasm, mida kõik enamjaolt saavad, siis on võimalik saada niisugune natukene sarnane, aga laiem orgasm, mis on siis ejakulatsioonita orgasm, kus see energia ei plahvata mitte ära siin kubemes, vaid ta nagu tõmmatakse siis energeetiliselt üles ja ta plahvatab siin ära. Ja see vahetevahel nagu võib sarnaneda sellele orgasmile, aga kuna ta on nagu pikem ja ta on pigem niisugune lainetavam või ta ei ole niisugune üks pauk, kuigi ma olen seda ühte pauku ka kogenud mitu korda oma elus, näiteks südame koha peal nii tugevalt, et vaatad, et kas peenis on siia tekkinud või mis toimub, on ju. Aga see ei ole nüüd niisugune nagu väga igakordne juhus, on ju. Ja ongi siis, need teised, see orgasm, millest ma praegu räägin, see on ikkagi kättesaamatu nagu. Esiteks selleks peab oskama energiat üles tõmmata, on ju, selleks tuleb mitu korda nii-öelda nagu lõdvestuda või siis ja füüsiliselt energiat üles tõmmata, et see saaks üldse siin plahvatada, on ju. Aga see esimene on ju 3 minutiga saavutatav, on ju. Et kuna see üks võiku on nagu nii lähedal, et ma võtan siit lao pealt selle võiku, mitte sealt mäe tagant selle mingi Peruu restoranist kallist mingi asjaga, ma ei tea, kas see restoran eksisteeribki seal, vaata, on ju, sest keegi täpselt ei tea, on ju. Ja siis teised 2 orgasmi on tegelikult tüüporgasmid on seotud mehel urruauguga ja kes see siis ikka seda torgib, on ju. See on ikkagi niisugune hull tabuteema. Mina olen mitmeid kordi oma elus seda torkinud, on ju, aga hirmus on alguses. Et see on niisugune esiteks tabu ja siis on mingi pedevärk, isegi kui naine paneb sulle näppu tagumikku, ikka nagu imelik, on ju. Et need mehe niisugune suured orgasmid, seal on tegelikult 2 erinevat liigi, üks on eesnäärmeorgasm, mille sealt kaudu saab teha. Eesnäärmeorgasmi saab üsest küljest stimuleerida natuke väljast poolt õigest kohast, ei ole nagu päris see, on ju. Ja teine on niisugune tüüpiline analorgasm, aga neid anaalid viskame kohe kõrvale, seda ju niigi keegi puutu, siis jääbki nagu alles need esimesed nagu 2, on ju. Ja muidugi, kui me räägime siis nendest igasugust energeetilistest orgasmidest, mis on ka niisugune udru-mudru mees ei usu, mis te siin värisete, on ju. Ametigi see on väga füüsiline orgasm või mingi kõrvaorgasm või need, kuna see mehe nii-öelda see tüüpiline paukorgasm on nagu nii tugev, siis nad neid teisi isegi orgasmiks ei liigita. Ta on nagu nii palju nagu erinev. Ja jällegi, et kui sa ei ole seda järgmist taset üldse kogenud, on ju, või kui ei ole mina kõrval, kes ütlen, et on olemas, usu mind, et on, või mees ei ole seda pilti kokku saanud, et mida ma alati ütlen, et kujuta nüüd ette seda pauku, mis said 14-aastaselt, kui asi alles käima läks, ja siis 20-aastaselt ja 26-aastaselt ja eile, kirjelda mulle nende erinevust. Ei ole mitte mingit vahet. Sellel ei ole mitte, selle 3 sekundil, see on kindel asi, see on see sama burger, mida nad söövad, on ju, ja see ei laiene kuskile ja vahel võib-olla tõesti oli naisega mingi ühe korra mingi teistmoodi elamus. Aga põhimõtteliselt mehed saavad jätkuvalt seda sama ühte orgasmi, või mida mina nimetan siis seda, et söövad seda sama purksi oma sellest tuttavast purksiputkast, sellepärast, et mulle meeldib see purks, miks ma peaksin hakkama midagi muud kuskilt käima, kui mulle see meeldib, on ju, ja keegi ei ole mind kordagi sinna mingisse 5 tärni restorani viinud, on ju, see tundub mulle veel õudne ka, seal käivad mingid ülbikud või ma ei tea, kes seal üldse, ma ei tea, kuidas sinna minnagi üldse, on ju, imelikud käivad seal, on ju, ja jah, no see eesnäärme stimuleerimine või selle kaudu orgasm on ju tegelikult ka tervisele, et sellest räägib ju Margus Punab ka päris see on meestele mingis mõttes nagu hädavajalik, sest kui seda stimuleerida, vaata, siin on nüüd see asi ka, et öeldakse, et no ikkagi, et mehed peavad ikkagi järjest paugutama, on ju, sellepärast, et muidu see eesnääre kuidagi seal kuivab kokku, on ju. Ja see on tõsi selles mõttes, et eesnääret on vaja stimuleerida, on ju. Ja stimuleerida siis sa saad eesnääret sellega, et sa paugutad iga päev, sellepärast, et kui sa paugutad, siis toimub seal mingi umbes 12 mingit kokkutõmmet, on ju, ja see iseenesest nagu stimuleerib seda, on ju. Aga ma võin praegu siin samas istudes teha need 12 kokkutõmmet
enda sees, on ju, et selleks, et seda stimuleerida. Et mehed ei tea seda, et tegelikult võiks teha 5 minutit päevas, kui telekat vahid seal neid vaagralihaste harjutusi iga päev, on ju, ja see oleks see, mis võtaks selle, vähendaks seda võimalust, et su eesnääre suureneb ja tegelikult kõige parem on, kui keegi füüsiliselt seda veel masseerib, on ju. Ja selles mõttes, et tead, see on see üks vabandus, mis tuuakse, et muidu kui sa üldse nagu, et kui sa nüüd vähendad oma seda siis nii-öelda ejakulatsiooni tihedust, et siis see eesnäärme kuivab seal kokku, on ju, ja tõepoolest võib-olla mingi üle 40 mees, ei peaks mitu kuud mitte nagu nii-öelda ejakulatseerist teemal hoidma, aga minu meelest nagu rohkem tihemini kui korra nädalas ei ole ka seda mõtet teha. Sest mida mees ka ei taju, on see, et kui ta näiteks seksib 5 korda ja ei lase välja, ja kui ta tahabki seda mingit ägedat tunnet saada, tegelikult ta saab juba seda tunnet, aga siis see 6. kord, kui ta laseb, see tegelikult see kärakas on võimsam. See ilutulestik on võimsam, sest sa oled nagu kuidagi hoidnud see tagasi, on ju. Aga mehed tavaliselt eelistavad ikkagi seda tavavarianti, jah, kuni just naine kaeblema hakanud. Ja mis ongi see, et ühest küljest on see, et sa võid siis nagu paugutada selle välja, kui sa tahad, on ju, aga siis sa peaks vähemalt nii kaua vastu pidama, et ükskõik see naine, kellega sa magad, siis saab orgasmi enne ära. Võtab see siis 5 minutit või 3 tundi, aga sa peaksid nii kaua suutma energeetiliselt liigutama energiat ja hoidma lihaseid tugevad, et sa alles siis seda teed, on ju. Et see oleks niisugune koht, kuhu mehed võiksid nagu jõuda. See kontroll, just see, et siis, kui mina ise valin, lasen välja, mitte siis, et nüüd juhtus, on ju. Ja oih, vabandust, siis ei ole midagi, ütleb naine, on ju. Kui nüüd tooks veel korra mehe perspektiivis sisse ka naiste orgastilisus, et ütleme nii, et kui sa kunagi seal ma ei tea, millal sa alustasid oma teekonda, on ju, et kuidas sa täna nagu naise keha võib-olla tajud või näed, et palju see on ka sinu jaoks ajas muutunud ja millised, see oleneb väga palju kindlasti kaasa, sest aga sinu enda sellisest kasvust ju täpselt samamoodi, et kuidas avad, et nii-öelda panna naise keha helisema. Ikkagi jälle järjest rohkem läheb rõhkum siin, vanasti läks nagu rohkem kuidagi nagu füüsilisel tegevusele või nagu ma ütlesin, et teen siin mingi hea triki või puudutan õigest kohast ja nüüd läheb järjest rohkem lihtsalt tegelikult energiat, intiimsus seisneb meie jutu ajamises põhimõtteliselt nagu sellest, kuidas me läbi saame ja kui kohal ma olen või kuidas ma nagu päriselt nagu näen sind ja selle koha pealt on nagu läinud just see nagu palju rohkem sellest mingist, alguses ma õppisin kõik tehnikat selgeks ühel ja teisel viisil ja õppisingi selgeks ja oskasingi neid orgasme pakkuda või et ma ei tea, kui saatke mulle keegi siin, ma panen ta skortima. Oskan tehniliselt teha, igal juhul on ju. Aga järjest rohkem läheb nagu tähendust sinna peale siukene nagu intiimsus ja päris kuidagi nagu ühendus, mida vanemaks saad, see rohkem läheb nagu kaif läheb nagu sinna poole, sest saad aru, et varem oli nagu see, et seksisid ilusa naisega juba oligi äge, on ju. Ja praegu on pigem nagu see, et tahaks nagu ühendust, ei peagi nagu nii väga seksima, aga et see ühendus oleks nagu tiibim. Et järjest rohkem nagu kaldub sinna poole. Ja just see ka, et noorena oli kuidagi nagu välja kujunenud nagu mingi kindel naise tüüp, kes mulle meeldis. Ma olin nagu saanud aru, et see peaks olema nagu mingi lühike, suurte tissidega ja tumeda peaga. Umbes või seal võis olla mingid variatsioone, kuidagi nagu kogu aeg oli nagu, et see on minu tüüp ja kui tuli mõni nagu pikem ja ilus naine, siis ma nagu vaatasin kuidagi, et see ei ole nagu minu tüüp või keegi oli nagu liiga suur, aga muidu ka väga ilus, aga siis kuidagi, ma mäletan, et nii palju oli seda, kus ma nagu jäin sellesse tüüpi kinni. Ja praegu ma vaatan, et ilus naine on see, kellega mul on nagu ühendus või, kes tunneb ennast enda sees hästi ja kes oskab ennast armastada, et järjest rohkem ma näen nagu tõesti nagu seda sisemist ilu ja päriselt näen nagu, et naised, igat liiki naised muutuvad ilusaks, need, kellega on ühendus või nagu see ilu läheb järjest rohkem nagu silmadesse, on ju. Ja julgen nagu rohkem kuidagi ühenduda ka, vanasti oli ainult see, et ikkagi mis ma siis mingi suvaliselt tsikiga räägin, keda ma panna ei taha või on ju. Kui ma tagast seksuaalselt huvitatud ei ole, et mis ma siis raiskan siin aega või nagu kuidagi noorena oli siuke tunne. Ja praegu on rohkem nagu see, et kuidagi igasugune ühendus tekitab nagu siukest kuidagi nagu head tunnet või
mingit emotsionaalset sidet ja enam ei ole eesmärgiks see, et kas saada kedagi kuidagi voodisse või kuhugi kohta, vaid kuidagi kõik tundub nagu niisugune pika perspektiivi plaan, et tore, sain mingi sõbra või saan midagi kogeda natukene, et väärtustad järjest rohkem niisuguseid väiksemaid ühendusi. Vanasti oli kindlasti see ja nooremast peale oli kuidagi see, et et kui ikkagi sisse ei saanud pista, siis oli nagu halb õhtu või nagu siis ei ole, nagu on ju praegu lihtsalt eesmärk hoopis teises kohas, vaid see hakkab nagu muutuma, et oleks natukene tahtnud nagu oma nooremale sellele öelda, et vaata nagu seda sisu, vaata seda ühendust, on ju, et millegipärast ja rohkem hoolime nagu mingitest välimustest ja niisugustest parameetritest, kui olin noor vähemalt. See on ka ilmselt täiesti tore kasvu osa, et nagu mingil hetkel ongi ilmselt vaja neid sarvi maha joosta, mingil hetkel, ma ei tea, mulle endale tundub, et me elus õpime läbi enda kogemuse ja tihti me kogeme midagi, mis ei meeldi, et saada aru, mis mulle meeldib, et ei ole ju kohe. Me ei teagi kõike kohe, see ongi, ma arvan, selle elu ilu, on ju. Et kas sul on veel midagi, mis sa sooviksid siia lõpetusse ka ruumi tuua, et on jäänud midagi õhku, mis vajaks jagamist? No rõhutaksin seda algust uuesti veel korra, et omavahelised kokkulepped, olete koos või? Tooge mulle paberi peal omavahelised kokkulepped. Ma tahaks teada, mida te olete kokku leppinud omavahel. Millised on teie suhtepiirid, mida võib teha, mida ei või teha ja ärge rääkige mulle elementaarsed, et me oleme monogaamses suhtes ja et see on kuidagi elementaarne, mida võib ja mida ei või. Ei ole elementaarne. Et selles mõttes, et kas võib käia käest kinni või. Kui ma olen peol ja leidsin mingi tüdruku ja lihtsalt räägin taga juttu, et kas võib või on ju. Et siuksed asjad tuleks korra nagu läbi rääkida omavahel. Et kuskilt läheb see piir, on ju. Sest kui üldse piiri ei ole, siis on nii lihtne seda piiri ületada või siis olla selles kohas, kus midagi ei või niikuinii teha. Et käid ringi ja niikuinii midagi ei või teha nagu. On ju. Et täpsustage ära oma need kuidagi suhtepiirid ja kokkulepped, et julgege rääkige, saage kokku, et mis su hirmud meie suhtes on nagu. Ja siis peab olema see koht, et üks hoiab ruumi. Kui muidu ei oska, siis võtad terapeudi, on ju. Aga et saate rääkida oma nendest soovidest ja hirmudest ja asjadest nagu läbi. Ja ma arvan, et meist veel vanemad inimesed ja meie emad ja isad ei ole kunagi sellest rääkinud. Seda mitte kunagi, ei ole kunagi olnud, kus suhtes me oleme, mida sa veel tahaksid, et me võiksime teha, kuidas sa tahad, ma sind puudutaksin, on ju. Et ei ole olnud vestlust isegi, et nagu, kas sulle meeldib näiteks tulepuudutus või veepuudutus või õupuudutus, on ju. Ei ole, ma ei teagi, olen 30 aastat naisega koos ja ma ei tea, kas talle meeldib nagu niimoodi, on ju, või talle meeldib niimoodi, või talle meeldib küünistamine nagu. Ei pruugi endiselt teada. Et kui sa oled ikkagi praegu kellegiga suhtes, siis nagu asjad tuleks nagu läbi rääkida. Ja siis, kui on seal sees see ausus, siis saate kas piire laiendada või võib-olla oletegi juba heas kohas, aga muidu varem või hiljem tekivad mingid arusaamatused. Need meetodid on õnneks minu raamatus ja minu uues raamatus, ka ma kirjutan teist osa ka tegelikult nagu olemas. Sest kui eesmärk on ju see, et me jätkusuutlikult kaua koos oleksime või võimalikult vähese jeblaga, on ju võimalikult väheste valedega, on ju, siis tuleks need asjad kirja panna. Just tahaks näha neid piire ja hirme ja soove ja iga kuu peaks selle koosoleku tegema. See on väga äge üleskutse. Ja. Ma arvan, et see võiks minna nagu massidesse rohkem. Just see piiride läbirääkimine. Aitäh sulle, et sa tulid ja aitäh, et sa jagad see teemat ja jääme siis põnevusega sinu raamatu teist osa ootama. See on see esimene. Ja. Soovitan seda ka läbi vaadata. Et see on väga... Mulle ka meeldis, ma lugesin ka hiljuti läbi, mul on siuke komme, et ma loen oma raamatuid, tead mingi 5 aastat hiljem uuesti läbi, siis ei mäleta ise, et oled kirjutanud, vaatad jube tark jutt. Äge, sellega ongi hea lõpetada, et oli tark raamat ja tuleb veel parem uus otsa. Aitäh sulle!